Tere kõigile, palju õnne väikese ilusa juubeli puhul. Ja see, mida me praegu nägime, seda ajalugu, võib ju mitmeti tõlgendada. Võib tõlgendada sedapidi, et 80 aastaga on toimunud suurusjärgus muudatused, on toimunud suurusjärgus muudatused igas asjas, tehnoloogias, teostuses, tulemuses. Kui soovite, siis teadmistes, oskustes, ka tahtmises. Ainukene asi, mis mitte kunagi ei ole muutunud, selle viimase 80 aastaga ei ole muutunud ka enne, on see, mida kajastab ütlus, mida omistatakse Winston Churchillile, et ükskõik kui palju on riigieelarves raha, ikka on vähe. Ja see kehtib 100%, kehtis siis ja 100% kehtib täna ja ma võin teile kinnitada, et 101% kehtib ka tulevikus. Nii et sellepärast ärme sellest rahast väga palju räägi. Mul on hea meel siin tõdeda, et siin saalis on päris palju inimesi, kellega on mind elutee kokku viinud, kolleege ühest eelmisest eluetapist, mõnest varasemast ja mõnest hilisemastki. Ja need inimesed on kõik pühendanud oma jõu ja vaimu ja tahtmise ja töö, energia selleks, et muundada Eesti üheks kõige tihedama teedevõrguga kaetud riigiks, et tagada nendes nappides ja alati jätkuvalt nappides tingimustes parimat võimalikku tulemust. Ja peab tunnistama, et see on õnnestunud. Nii et veel kord, aitäh teile ja palju õnne. Nüüd te olete inimesed, kes teavad, kuidas ja mida teha teede ehituses. Sellest minusugusel vennal ei ole mõtet rääkida. Mina mõtlesin, et ma oma jutu ehitan üles 2 teemale. Üks on üldse selline laiem transpordi filosoofiline loogika minevikus ja tulevikus. Teine on lemmikteema transiit. See meid kindlasti puudutab ja sealt kasvab välja üks 3. teema, mis teedemeestes ja mitte ainult teedemeestes aeg-ajalt tekitab mitte ainult vaimustust, nagu väga suures osas Eesti ühiskonnast, eriti meedia kaasabil, vaid pigem nördimust. See on siis raudtee. Nüüd, kui me võtaksime alustuseks, et ei saa rääkida üldse niimoodi, et on nagu inimesed ja on kaubad, neid veetakse ja siis on siis nende jaoks vajalik taristu, mis võimaldab seda kõike teostada. Nimelt taristu on ikkagi vajalik selleks, et miski selle taristu peal toimiks, liiguks. Kas inimesed, kaubad, infobitid, aga miski peab liikuma. Elektronik ka muidugi, jah? Ja see ongi see võti. Ja midagi ei ole teha, ajalugu on üldiselt näidanud, et põhimõtteliselt inimesed liiguvad samadel marsruutidel, kus kaubad. Võib ka vastupidi väita, et kaubad hakkavad liikuma nendel marsruutidel, kus liiguvad inimesed. Eks see on vahetu seos läbi ajaloo ja kui te võtate ka Euroopa tõusu ajaloo, kui te võtate selle kuulsusrikka maade avastamise vallutamise ajaloo, siis see kõik on olnud ei midagi muud kui selle sama Maksimi väljendusvorm. Tegelikult globaalne kaubavedude kasv peegeldab nii turgude nõudlust kui ka olemasolevaid võimalikke transpordi võimsusi ja võimalusi. Peab ütlema, et täna on tunda sellist trendi, et mõneti regionaalne inimeste liikuvus, regionaalne siis laiemas plaanis, mitte siis ühe maakonna piires, vaid ma pean silmas regionaalse all siis rahvusvahelist regionaalset loogikat tasandit, see on siis lähiümbrus, ütleme meiesuguste jaoks see võiks olla Läänemere ümbrus eelkõige. See teatud määral on hakanud ennaktempos uuesti kasvama, võrreldes globaalse liikumisega, samal ajal globaalse liikumis on väga selgelt nähtavad mõningad sellised punktist A punkti B võimsad liikumissuunad, selle juurde ma kohe tagasi tulen. Fakt on ka see, et taristuinvesteeringute mastaap kasvab koos liikuvuse suurenemisega. Vajadust lihtsalt kasvavad ja kui vajadused vähenevad, siis varem või hiljem väheneb ka taristu vajadus. Ja see tähendab seda, et tegelikult poliitilises kontekstis see eeldab teatud ettenägemisvõime olemasolu
ja siis väheste ressursside tingimustes fokusseerimist ja panustamist nendesse taristuprojektidesse, millel on pikemaajaline ja olulisem perspektiiv võrreldes mõningate teistega, kus siis see vähene ressurss lihtsalt ühtlase kihina, kuid hästi õhukese kihina ära jaotub ja üha vähem katab. Muidugi peab tunnistama, et Eestis on see häda, et kõikide eelduste, ma natuke püüan seda tees hiljem natukene mõne nurga alt avada, üldiselt see proportsioon, taristuinvesteeringute proportsioon hakkab tegelikult vähenema. See tundub teile praegu imelik väide, aga oodake, me jõuame selle juurde veel tagasi. Proportsiooni mõttes üldinvesteeringutes. Eelkõige füüsilise taristu mõttes. Muidugi tuleb arvestada sellega, kes me oleme, kus me asume. Eesti on ääremaa ja tegelikult ega meil nüüd, kui nüüd väga jõhker olla, siis ja otsekohene, siis ega meil väga tugevat sellist rahvusvahelist positsiooni polegi, kui siis ainult kaubavedudes mingil kujul. Inimeste jaoks me oleme ääremaa. Ja tegelikult see on jällegi selline väljakutse, sest ääremaal toimimise reeglid ei saa olla samad, mis südamaal ja see eeldab hoopis teisi loogikaid, aga meil on see veel suhteliselt raske see arusaam tulema. Igal juhul fakt on see, et ääremaana vajab rahvusvaheliste ühenduste kindlustamine mingisugust mittekommertslikku momenti samuti, teatud tuge ja on vaja mingeid lisaargumente, et siia inimesi tuua. Meeldib see meile või ei meeldi. Nüüd, kust see kiire areng? See on nüüd üks Economistist laenatud slaid. Ta on nüüd selles mõttes juba vananenud, et pilt on veel dramaatilisem, ta on 2,5 aastat vana slaid või pilt õigemini. Ja kui te näete, siis Anno Dominist alates on tegelikult olnud majanduse maht suhteliselt võrreldavas suurusjärgus. Ta on kasvanud, aga ta ei ole väga kasvanud, vahepeal olid tagasilangusi ka. See on siis see tumedam tulp. Ja kui te nüüd vaatate hoolega, siis alates kuskil 17. sajandist, ehk siis sellest palju räägitud tööstusrevolutsioonist, alates on kogu aeg see kiirenenud see majandusmahu kasv. See on koos keskmise elu eaga, see on veel rohkem kiirenenud, need on ilmselt kuidagi omavahel korrelatsioonis, aga see ei ole meie tänane teema. 19. sajandil lõpus hakkab hüppe ja 20. sajand tähendab seda, et 55% Anno Domini kogu maailma majandusmahust on loodud 20. sajandil. Ja kui te panete tähele, siis 21. sajandi esimese kümnendiga on juba laias laastus 40% sellest mahust saavutatud, mis 20. sajandi terve sajandi jooksul saavutati. Tempo kiireneb, mahud kasvavad, veosed lähevad üha karmimalt suuremateks ja nõuded kogu transpordipoliitikale ja sellega seotud taristule kogu aeg muutuvad kasvu suunas mastaabi efekti kontekstis. Midagi ei ole teha. Nüüd, ega siin midagi keerust ei ole. Läbi ajal on inimese jaoks eelkõige transpordivahendiks olnud, ma väga vabandan, aga siiski juba puht tehnilistel põhjustel ei ole need olnud maanteed. Raudteed ei tuntud üldse kuni 19. sajandini, aga näed sa, vesi on kogu aeg olemas olnud. Ja kui vaadata, kuidas inimesed on liikunud ja kuidas on inimeste pikemad liikumistrajektoorid olnud läbi ajalu, siis täna võib kindlalt väita, et alati mere ja vee kaudu. Ja ka inimasulad on valdavalt tekkinud ja kõik need transpordi magistraalid on tekkinud tegelikult suuresti vee lähedusse, vee kõrvale. Ja vee kaudu on see liikumine toimunud. Ja see on lihtsalt üks kaart, mis näitab, kuidas siis mere pool välja näeb kontinentide vaheliselt. Miks just see? Sellepärast, et ei ole mõtet seda Euroopat luubiga vaadata, sellepärast, et ega see keskus nihkub sinna, kus ta nihkub, see on Aasia. Siin laias laastus on prognoositud Euroopa osakaalu märgatav vähenemine üldises maailma kogu toodangus ja siis Aasia suhteliselt kiire kasv ja siis stabiliseerumine enam-vähem mingil teatud tasemel. Tootmiskeskused ongi näha, kus siis on, eks ole, Euroopa läheb alla, Ameerika pisut läheb alla ja eelkõige Kagu-Aasia tõuseb ja see toimub selle sajandi jooksul, mis tähendab loomulikult seda, et ainuüksi juba selle pärast ühel või teisel viisil sinna suunatud transpordivood kasvavad märgatavalt ja jätkuvalt. Me oleme mõistetud sellega arvestama.
ja teoks saab rohkem see, kui oleks nii-öelda Euroopa rikas, siis see pilt näeks ikka üldiselt nii välja nagu sellel kaardil, mida ma Pekingist ostsin, kus on siis kooliõpilastele kaart, kus on siis Euraasia kontinendi tagatipus on üks poolsaar, millel nimi on Euroopa. Kus inimesed elavad? Samamoodi, ega siis need asjad on omavahel seotud. Siin on püütud nii-öelda kajastada mingil kujul seda proportsiooni, nii-öelda elanikkonna regionaalne, suured kontinentaalsed nii-öelda plokid võetud elanikkonna proportsioone. Ja nagu te näete, see kollane, midagi ei ole teha, see on tõesti juhuslikult valitud värvmuses, on ikkagi prevaleeriv võrreldes teiste piirkondadega. Nii et midagi ei ole teha, tuleb see nii asi ära õppida. Nüüd, kui me vaatame, kus tarbitakse, ikka seal, kus on inimesed, seal ka tarbitakse koos heaolu kasvuga üha rohkem. See on nüüd need pildikene tänasest. Nüüd vaatame, kuidas pildike natuke maad edasi hakkab välja nägema. Mahud on selgelt kasvamas Aasia suunal. Ja siin on siis üks mõnda aega tagasi tehtud IMF-i ja Standard Chartered Research IMF-i andmestiku põhjal teinud sellise prognoosi. Need õhukesed sinised liinid on need kogused, mis kriisi ajal või vahetult enne kriisi liikusid, ja siis need rohelised on siis see, mis see pilt peaks välja nägema 2030. Eeldades, et kriis on toonud teatud korrektiive, siis ikkagi mastaabivahe on siit väga visualiseeritav, eks ole. See kõige jämmem toru on ikka sinna Aasiasse, Kagu-Aasiasse või Tiina. Ja ega seda kinnitab ka see statistika, et kes mida veab, eks ole. Me näeme, et suurimad eksportijad on, eks ole, Hiina, kes on muuseas läinud mööda kõik ülejäänud maailmast, liider ekspordiriik, USA, Saksamaa, natuke väiksemad Jaapan ja enne imet Holland, aga see Holland on teatud mööndusega spetsiifiline seotud selle tema asendiga nii-öelda rikka Lääne-Euroopa eelkõige transpordihaabina. Nüüd suurimad importijad, teistpidi vaadates ikka samad näod. Hiina veel ei ole USAst mööda saanud, aga kui nii edasi läheb, siis eks tas üldise kasvu raames kindlasti jõuab ka mööda. Globaalse ekspordi aeglustumine on praegu toimunud, midagi ei ole teha, tähendab see kiire hüppeline, see kasvuperiood sai küll läbi, aga kasv iseenesest jätkub selgelt. Ja kui me võtame nüüd kogu selle nii-öelda ekspordidünaamika regiooniti, siis tegelikult WTO andmetel arenenud riikidest on 2012. aastaks viimase nii-öelda perioodiga kasvanud eksport 1%, samal ajal kui Aasia 3,3%. Seda nimetatakse kordades vaheks, kui protsendid tunduvad väikesed, aga korrutage see aja nii-öelda teljega, et te saate märkimisväärse selle tõestuse eelmistele graafikutele. Ja mis on veel oluline, praktiliselt hetkel on võrdsustunud arenenud riikide ja arenguriikide ekspordi üldised mahud. Seda olukorras, kus seal omakorda on nii-öelda proportsioonid paigast ära. Ja teine trend, mis on praegu märgatav, on see, et tegelikult intraregionaalsed mahud on järsult kasvanud. Ehk siis üha rohkem, tänu eelkõige see puudutab muidugi, Euroopas on see vähem nähtav dünaamikat, siin väga polegi nii suurt, ainult Ida-Euroopa arvelt natukene, aga Aasias on see märkimisväärne, ligi 30% on kasvanud ja tänaseks on tekkinud juba esikuuikusse, näiteks, ma toon ühe näite, näiteks konteinervedajate hulka on tekkinud esikuuikusse esimesed kompaniid, kes praktiliselt on spetsialiseerinud enam mitte globaalvedudele, vaid regionaalsetele vedudele. Hanjin on see. Hanjin. Kus on kasv? Kasv on ikkagi midagi ei ole teha. Nii või naa me vaatame, et see on ekspordi kaudu. Ja kui me vaatame, mis Eestis toimub, aga seda on meil oluline teada, siis üldiselt meie eksport praegu stagneerib. Ja kõige hullem on see, et tegelikult meie peamiste turgade, meie ekspordipartnerite juures on probleemid. Rootsi välja arvatud, aga sinna me veame ka asju, mis on teatud määral strukturaalselt löögi all. Mis edasi, eks ole, ma ei tahaks sellele väga palju tähelepanu pöörata, ütleks ainult nii palju, et võib eeldada,
et sellises meie kandis Euroopas tervikuna ja sealhulgas ka meie kandis valitsevas olukorras, kus turud kukuvad, tegelikult pingestub konkurentsisituatsioon ja võitlus ja osaliselt osa turuosalisi peavad nüüd kas lahkuma mängust või leidma endale uue mänguplatsi või mänguliigi. Nüüd väga palju on räägitud sellest, et mis asi see transiit on, mis asi see logistika on. Mõni meie valitsusliige jätkuvalt arvab, et see transiit pole üldse vaja, eks ole. Ja mul on siiralt kahju, et tema kolleeg praegu ära läks. Aga ma tean, et selle materjaliga ka piisavalt hästi kursis. See on PVC koostatud logistikaklastri tellimusel mõnda aega tagasi tehtud uurimus, mis näitab, et logistikasektor tervikuna panustab otseste ja kaudsete efektide koosmõjul Eesti SKT-sse circa 16%. Ja kui see on vähe, siis mis on palju? Te näete ka jaotust, kus see on, eks ole. Eelkõige on see maismaa veondus ja laondus, eks ole. Veetransport, õhutransport on siin selgelt tagaplaanil. Nüüd, kui me vaatame, kuidas ta riigieelarves paigutab ennast, siis riigieelarve nii-öelda otsene ja kaudsete efektide mõju on arvutuslikult vähemalt ligi 800 miljonit eurot aastas, see on aastas, eks ole. Ja põhimõtteliselt on siin see veel suurem, aga praegu meil ei ole see aeg, lihtsalt minu eesmärk oli tõestada, kui tähtis tegelikult Eesti kui ääremaa jaoks on logistika kui selline, mille üheks oluliseks komponendiks on transiit. Ehk siis, kui ei ole transiiti, siis see on oluliselt vähem ka kogu seda logistika ahelat ja sellest tulenevat efekti. Nüüd, kui me võtame kokku, siis kuskil 6,3% on transiidi osakaal selles plokkis otseselt või kaudselt ja kogu nii-öelda veos on märkimisväärne osakaal mitte ainult transiidil, vaid ka eksport-impordil, aga transiidil siiski valitsev paraku. Kuidas see välja näeb üldisel foonil? Arvutuslikult on Eestis selle logistikasektori, mis omakorda sõltub suuresti transiidist, osakaalu tähendus on palju suurem kui Poolas või Soomes, aga palju väiksem kui Lätis ja enam-vähem võrdne Leeduga. Nii et kui täna räägime, et transiit saab haiget, siis meil saab vähem haiget kui lätlastel, nii et selle üle saab alati rõõmu tunda optimistlikult. Kaubavedudes kokku pilt on, nagu te näete, selline. See põhimõtteliselt tähendab, et kui üldine kaubavedude tase oli vahepeal nagu jõudis juba isegi rekorditeni, siis nüüd on tagasi natukene andnud seoses majandusolukorraga lähiturgudel, nagu arusaadav on, siis rahvusvaheline kaubavedu on tegelikult jõudnud ringiga tagasi aastasse 2009, millele otsest mõju avaldas ka pronkssõdur. Eelkõige on jutt muidugi merest ja sadamatest. Siin on selge vähenemine, nagu te näete, nii käibes kui osakaalus. See on nüüd see kurb tõsiasi, et see 3. sadam, mille nimi oli Tallinna sadam, on tänaseks siis kukkunud, mis ta nüüd on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja vähenemine on märgatav. Kahjuks ei ole põhjust ka väga suureks optimismiks. Nüüd väga suur osa sellest, mida te praegu nägite merendusvedudes, mis oli seotud kaubaveoga, eelkõige oli ju mittegi midagi muud kui ikkagi raudtee kaudu liikuv kaup, kuskil 3/4 oli ju raudteekaup. Ja raudteepilt on siis 3 riigis selline. Sel aastal tuleb tõenäoliselt, kui nii edasi läheb, siis ei tea, isegi plaanitud 22 vist ei tule miljonit tonni täis Eesti raudteel. Aga teistel on jällegi valusam, eks ole, neil on ju rohkem vedust. Nüüd, kui me vaatame, mismoodi see on toimunud raudteel, siis raudtee kaubavedude mahtude langus on selline suhteliselt stabiilne olnud, korraks oli väike põrge ja siis on ta läinud, kuhu ta on läinud. Raudtee transiit tõmbub üha rohkem kokku ja kui te näete, siis see pilt on pidevas languses, stabiilses langus, ma ütleks niimoodi. Võtame korraks maanteed vahele, siseriiklik rahvusvaheline kaubavedu maanteedel. Siin on näha, et see tume osa ehk siseriiklik on selgelt Soomes, eks ole,
on omamaine, Poolas on juba valitsev rahvusvaheline ja Balti riikides ammugi rahvusvaheline valitsev, aga see tähendab teie töö jaoks ju väga selget prioritiseerimist, näiteks nende samade magistraalide prioritiseerimist ja koormusi ja vajadusi nende väljaehitamiseks ja korrashoidmiseks ja nii edasi. Ma arvan, et maanteemaksu teema ei ole üldse nagu vale iseenesest, arvestades kas või seda viimast skeemi. Aga peab tunnistama, et ka maanteeveo kasv aeglustub. Ja mul on isegi hüpotees, et see ei ole sugugi protsess, mis on nii-öelda juhuslik. Ja näiteks praegu, kui me võtame lihtsalt etteruttavalt, võtame näiteks raudteeveo, reisijateveo siseriiklikku, rahvusvahelise kohta on nagu on, siis igal juhul see mõjutab seda balanssi veelgi, nii-öelda vähemalt reisijate osakaalus. Ma võib-olla transiidist ainult nii palju ütleks, et praegu on nagu loodud illusioon, et järjekordselt selle rahvusvahelise kriisiga seoses, mis praegu käib, sisuliselt oli ju sõjaseisukord juba peaaegu mõnes osas Euroopas, siis õigemini ta pole veel täna siin üle. Siis et see on nagu löönud teatud mõttes tagasi. Ei ole. Tuleb arvestada, et juba enne seda Ukraina kriisi on tegelikult maailmamajandus toimunud ju need protsessid, mis tegelikult on vähendanud vedude mahtusid. Teatud inimrühmad, näiteks turistid, ei ole ka päris puutumata jäänud, aga seal teatud nii-öelda kasv on toimunud eelkõige Aasia arvelt, aga on toimunud ümbersuundumine. Venemaal on tegelikult veosed vähenenud juba 3. aastat järjest, sellest ei räägita, jäetakse mulje, et see on välisturgude probleem, see on tegelikult siseturgude probleem, ehk siis ka siseveod ja Venemaal on teadupärast välja arvatud toorme eksport ülejäänud veod on ju väga massiivne nii-öelda vedude plokk. Siseriiklik on sisuliselt teosammul nii-öelda tagasi, isegi mitte väga teosammul, kuni 3, isegi korraks 5% oli siin mingi dünaamika, on kukkunud tagasi. Samal ajal meie enda nii-öelda see rahvusvaheliste vedude siht või lähteturg on suuresti ühel või teisel viisil ikka Venemaa, koos kõikide sellega seotud probleemidega. Eestis sellega seoses on kogu sellesse rahvusvahelisse veosse ja transiidi nimesse eriti see on kohe eriti negatiivne, täiesti arusaadav ja tõenäoliselt kahjuks eeldan, et see ka nii jääb, eriti pärast viimaseid sündmusi. Aga see muidugi ei tähenda, et me peame õigustama neid otsuseid, mis on tehtud. Nüüd, kui me vaatame seda regionaalset aspekti, siis on see Mare Balticum 2030, siis need ringid on tegelikult ei midagi muud kui sellised tõmbekeskuste, rahvusvaheliste tõmbekeskuste loogika järgi üles ehitatud pildikene, kuidas tegelikult kujutatakse ette, et rahu viljastavates tingimustes on võimalik, et see meie uus Blue Banana piirkond, mida tuntakse Mare Balticumina, areneda võiks ja kus need nii-öelda arengukohad on. Ja kui te vaatate siia lähemalt, siis te kindlasti panete tähele, et siin kohe neid on kohe mitu. Näete, isegi Tornio kanti on jõudnud üks, eks ole. Pange tähele, kus meie asume. Helsingi, Sankt-Peterburi, Tallinn, eks ole. Siin on selgelt Vilnius, Varssavi, see blokk, eks ole. Stockholm on siin omaette, siia kaugemale me praegu ei lähe, meid huvitab see eelkõige. Mida see tähendab? Kui eeldada, et rahvusvahelise uurimistiimide järeldused on õiged, siis see peaks ju meie nii-öelda transpordipoliitikas kuidagi ka kajastamist leidma. Oleks mõistlik. Nüüd räägiks natuke reisijatest veel. See on nüüd reisiliiklus kokku ja alumine graafik on rahvusvaheline reisiliiklus kokku. Nagu te näete, põhimõtteliselt on toimunud kasv, reisiliiklus kokku on hakanud nii-öelda jõudnud tagasi enam-vähem sellel tasemel, kus ta oli ja rahvusvaheline reisiliiklus on isegi kasvanud. Nüüd, kui me vaatame seda raudtee poole pealt, siis kuni 13. aastani toimus täiesti rahulikult reisijateveo tagasiminek ja langus, aga nüüd siis seoses uue skeemi rakendamisega on tõenäoline, et ta kasvab. Kus see kasvude piir ja võimalus on? Et kus siis rahvas rohkem reisib rongiga kui bussiga? Me näeme, et tegelikult Eesti, Läti, Leedu on enam-vähem ühes augus ja kus juures tegelikult reisirongide osakaal raudteeinfrastruktuuri kasutamisel on Eestis juba täna kõige kõrgem, mis on iseenesest huvitav avastus minu jaoks.
et ta on kõrgem näiteks kui Leedus ja Lätis, eelkõige Lätis, kus ma kujutasin ette, et seal on päris tihe see. Nüüd, kui me vaatame võrdluses Soome, Saksamaa või Prantsusmaaga, siis sellest juttu muidugi ei ole. Kasv on maailm ligi 2-kordne kasv. Prantsusmaa jätaks kõrvale, Prantsuse skeem meil ei ole jõukohan nii või naa. Soomlas, sakslas saavad hakkama. Nüüd, kui me vaatame reisijate vedu maantel, siis siin on toimunud selline taastumine. Ehk siis, kui vahepealsetel aastatel oli selgelt tagasiminek, siis nüüd on näha, et tagasi tõustud nii-öelda kriisi eelsele või tasemele. Ehk siis põhimõtteliselt võib eeldada, et meil liigub raudtel kasvavalt reisijaid ja seda on näha, mis toob iseenesest osa reisijaid maantelt ära. Meie tingimustes meil midagi lennata ei ole siin, eks ole siseriiklikult, siis see tähendab, et kui ütleme niimoodi, et see maantel reisijate jätkuv kiire kasv tõenäoliselt saab olema raudte poolt ära absorbeeritud suures osas, kui nii praegu jätkub praeguses poliitikaid arvestades ja takki vaadates ja kõik. Ja see tähendab jälle omakorda, et kuidas see kõik hakkab kajastama kogu seda transpordikorraldust. Ma ei räägi isegi praegu teede majandamisest, aga ma räägin siin laiemalt ja kuidas see mõjub siin bussiturule ja mismoodi see kõik välja hakkab nägema, ega täna selget pilti ei ole. Praegu hurraaga me suurendame raudtee osakaalu, aga mida see tähendab näiteks väikekohtades? See on nagu omaette teema. Nüüd, kui me vaatame, mille arvelt see tuleb, siis ma ütlesin, et raha on vähe. Siit on hästi näha, et sihtotstarbelised eraldised avaliku reisijateveo korraldamiseks raudteel on pidevalt kasvanud ja edukalt on kasvanud. Nii et selles mõttes oli kriis, ei olnud kriisi, ta stabiilselt on kasvanud, nii et see on selgelt täna reisijatevedu raudteel on just nimelt, ma isegi ütleks, et selles kogu selles reisijateveo kontseptuaalses lähenemist tõenäoliselt prioriteet ikka pika puuga ees teistest poliitikas. Nii et sellega tuleb tõenäoliselt arvestada, et see isegi kui miski peaks selles suhtes muutuma, siis see kindlasti ei juhtu lähiaastatel ehk lähimateks aastateks julgeks prognoosida raudteereisijateveo jätkuvat ennaktempos kasvu võrreldes kõikide teiste liikidega. Nüüd, mis on Eesti reisijateveo eripärad? Eks väiksed oleme, suhteliselt tihe teedevõrk tegelikult soosib ju autostumist, nii et mõne hetke pärast me avastame seda, et meil on hästi palju teid, mille peal hõredalt sõidetakse ja siis on mingid teed, kus sõidetakse nii tihedalt, et ei ole oo ega oobi vahet. Ja reaalne pilt on selline, et kui me võtame pelletitehase kuskil kaugemal Kagu-Eestis ja veame teda mitte raudteel, vaid veame seda 300 000 tonnist kogust regulaarselt, tegu on tööstusega, veame regulaarselt maanteel, siis see on, eks ole, iga 5 minuti tagant trekka. Ja teadagi, mis teel ta veel sõidab. Nii et selles mõttes nagu lihtsad loogilised korrelatsioonid on ju silmnähtavad. Nüüd, väga paljudel linlastel on ka maa tagamaa, mille vahel reisitakse. Mul seda slaidi siin ei ole, aga mul on kuskil olemas, ma ei leidnud seda üles, see on niisugune slaid, mis näitab, kui palju suviti ollakse maal. See on täitsa uskumatu number muuseas, üle 60% eestlastest on suvel tegelikult väljaspool oma alalist elukohta linnades, jutt on praegu linlastest. Eks ole, ja kusjuures osa neist kindlasti ei ole mitte sugugi suvekodudes puhkamas, vaid nad lihtsalt elavad seal, aga töötavad ikka edasi seal, kus nad muidu on, ehk siis nad pendelrändega, töörändega nii-öelda liiguvad edasi. Regionaalpoliitiline saamatus, ma isegi ütleks niimoodi, minister ütles õieti, et ega tegelikult transpordipoliitika ja taristupoliitika seal hulgas on tegelikult regionaalpoliitika samal ajal. Ja kunagi, kui mul oli ka õnn olla selline minister, siis küll teise nime all, siis mul oli ka kombeks öelda, et regionaalminister ka samas isikus. Et praegu tuleb tunnistada, et igasugune transpordi taristupoliitika on tegelikult ka regionaalpoliitika. Aga hetkel näeb see küll välja niimoodi, et ükskõik, mis me sellest arvame, meeldib ei meeldi, kuidas sellest suhtutakse objektiivselt, see soosib praegu tõmbekeskustesse reisimist ja eelkõige küll Tallinna keskselt, aga ka teistes tõmbekeskustesse, ehk siis seda võimendab tegelikult seda loogikat, mida ka nii-öelda viimases, see on siis 7. laine pärast esimest lainet, milles ma ise juhtivalt osaline olin nii-öelda iseseisva Eesti ajal 7. laine haldusreformi, siis selle 7. laine nii-öelda reformi mõte oli tegelikult see tõmbekeskuste keskne lähenemine, aga praegu tundub, et see on nüüd jälle maha maetud. Nüüd
Majandusmahu väiksus ei luba kontsentreerida piisavaid riiklikke vahendeid taristuinvesteeringuteks ei täna ega ka mitte homme, mis tähendab jällegi seda, et tuleb hakata tegema valikuid. Ehk siis sorry, aga tuleb hakata midagi kinni ka panema. Kogu aeg juurde teha enam ei õnnestu. Kui me täna räägime hetkel, nii nagu ma olen lugupeetud Maanteeameti bossilt teada saanud, eks ole, on probleem hoidmisega, kuigi ma pean tunnistama, et see probleem on minu teada küll alati eksisteerinud ühel või teisel viisil samuti, aga täna on ta süvenenud, siis rääkida massiivsetest ehitustest ja rääkida veel ka väga massiivsest hoiust enam ei saa, tuleb hakata tegema valikuid. Ehk siis karm küll, aga koos selle regionaalse eluviisi muutusega, mis läheb üha rohkem eluviisi põhiseks, tuleb neid asju hakata kompleksis vaatama. Nüüd transporditaristu arendamine on õudselt kallis. Me nägime, mis numbrid siin ainuüksi reisi nii-öelda dotatsioonid, ainult pileti dotatsioonid käima läksid, aga lisage sellele tegelikult kõik need ehitusrahad ja muud, eks ole. See on paratamatus maanteedel, kus iganes on sama pilt. Ja mul on sügav usk, et tegelikult varem või hiljem minnakse riiklike laenude teed, sest lihtsalt endal vahendid ei jätku. Eks minnakse traditsioonilist euroopalikku teed, kus tegelikult suurte taristuprojektide jaoks ikkagi nii-öelda neid ei üritata tõmmata välja mööda minnes jooksvast eelarvest, vaid viiakse nii-öelda pikaajaliste investeerimisprojektide staatusesse. Tõenäoliselt see hetk saabub pärast 2020. aastat ja järgmise praegu alanud finantsperspektiivi Euroopa rahade kokkukuivumist. Julgen arvata, võib-olla hiljem, aga millalgi ta tuleb nagunii, aga võib-olla varem. Nüüd veel üks asi, mis on väga oluline, need välisühendused. Välisühendused on ääremaale elulise tähtsusega. Lennu, mere, raudtee, maanteeühenduste tulevik on täielikult meil ausalt öeldes lahtine. Sellepärast, et me arutleme Rail Balticu üle, me tunneme masohhistlikku rahvuslikku rõõmu Estonian Airi tapmisest, meil on väga keerulised suhted meie idanaabriga ja kõik see nii-öelda taristu üleminekute ja edasiarenduste siin nende territooriumil teemad on lukus. Meil on hea meel tõdeda, et me nüüd hakkame jälle leiutama jalgratast isegi oma praamiliikluses. Nii et võib väita, et peale selle Helsingi praami ega meil väga palju niimoodi hüpata ei olegi nii-öelda jätkusuutlikult, aga ega sellegi rigistamine ei ole mingi küsimus kohe. Et mul on nagu selles mõttes natukene murelik, et me oleme kuidagi käsitlenud neid ikkagi nagu asju iseenesest, projektipõhiste loogikatega, see on tegelikult tervikpilt ja ääremaa peaks seda tervikpildina käsitlema. Ja veel üks asi on turismi jätkusuutlikkus. Ja nüüd kaua siis need turistid siis meile käivad, eks ole, Soome aktsiisipoliitika muidugi stimuleerib seda meil käimise loogikat, aga kas me ainult neile saame loota? Siin ma kasutaks ühte tabelit. Ja see tabel tegelikult näitab nüüd need turismi hotspotid või kõige suuremad sihtlinnad või kohad. Eks ole, tegelikult paraku ei ole midagi teha, need on pealinnad valdavalt või suurlinnad. Ja siin on pilt selline, et need arvud, need miljonid, see on vahva kõik. Aga tegelikult peaks vaatama, et kui palju turiste elaniku kohta on. See tegelikult näitab nii-öelda atraktiivsuse astet mingil määral kajastab kaudselt. Ja ühtlasi kajastab ka mingil kujul ka seda nii-öelda kasumlikkust ka. Siis üldiselt, vaatamat selle, et Tallinnal nüüd kõige hullem pilt ei ole võrreldes Riia ja Vilniusega 2012. aasta seisuga, aga meil on ikka tükk maad veel minna Kopenhaagenini, Stockholm, Dublinist ma ei räägigi, Prahad ja teised sinna hulka. Nii et tegelikult mingi potentsiaal selle tabeli loogikast jookseb välja. Üks koht, mis meil on täiesti null koht, on peaaegu null koht on see äriturismindus, aga sellest ma ei jõua enam rääkida, aga sellest tuleb järgmine nädal 8. kuupäeval, sellest räägitakse eraldi siin, mida on vaja selleks teha, võib-olla ma loodan. Ja 10. ka. Nüüd, mis on siis... Minut veel. Jah. Siis ma jooksen sellest mõnest üle teemast. See on üks huvitav asi. Reisijateveo ratsionaalsus urbaniseeruvas maailmas. Kui te panete tähele, kus on nii-öelda ruumi hõlvamine kõige suurem, siis on 40 kilomeetrit tunnis liikuv reisijaga auto on kõige raiskavam selles kontekstis. Seda CO2 ja muud teemasid me ei puuduta. Aga põleviga, linnades tuleb see probleem nii või naa ära lahendada, minnakse ühiskondliku transpordi peale üle. Aga kui maad on küll, aga rahvastikutihedus väike nagu meil, siis mis variandid on?
Ja siin on muidugi riigi toe teema, nimbist, not in my backyard, tuleb kuidagi üle saada, sest see lihtsalt ei ole võimalik. Niimoodi jätkata, nagu meil praegu kombeks on. Tõmbekeskuste nii-öelda defineerimise teema, tahame või taha. Inimesed lihtsalt liiguvad sinna, kus on töö ja lastega seotud võimalused. Nüüd, kui me räägime sellest, mida väga tihti vaimusilmas ette kujutatakse ja räägitakse, see on see nii-öelda eluviisi lähenemine, siis taristupoliitikas see tähendab täiesti teistsuguseid lahendusi ja lähenemisi ja seda tuleks aru anda. Praegu me arendame taristut nii-öelda regionaalpoliitilist aspektis ilma seda eluviisi fookust arvestamata. Ja muidugi, mida parem on taristu ühistranspordi ühendused, seda kiirem linn riigistumine toimub tegelikult majanduslikus mõttes, küll aga eluviisi mudel muudes territooriumi osades võimendub. Ja regionaalselt muuseas lihtsalt vahemärkusena olgu öeldud, siis kõik need Riiasse suunduvad ühendused Rail Balticuga eesotsas tegelikult niigi tema objektiivselt tugevamat Baltikumi metropoli, idakalda metropoli positsiooni tugevdavad. Siin on nagu 2-3 asja, mida ma ei räägi, aga seda ma tahaks veel teile näidata. See on ääremaastumine. Karri Raagma Tartu Ülikoolist on seda asja uurinud ja see on nüüd nii-öelda klassikaliste tunnuste järgi ääremaastumine, mis praegu Eestis toimub. Ja kui kõik saavad mõistusega aru, et piki perimeetrit ääremaastumine, et see on nagu normaalne, eks ole, mõneti isegi loogiline ja looduslik arusaam, siis see, et keset Eestit sama asi toimub, seda on muidugi raskem taluda. Aga nii see on. Ja see on siis rahvastiku kahanemine koos kõikide muude nii-öelda tunnustega, mis vastavas uuringus on välja toodud. Mida see tähendab? Kui trend ei muutu, siis see on ju esimene asi, mis teil laua peal peab kogu aeg olema. Ja see on nüüd see asi, mida vähe hinnatakse. See on siis tegemata haldusreformi järelmid. Tumeroheline värv kajastab neid omavalitsusi, kus üle 70% selle omavalitsuse elanikest töötab sama omavalitsuse territooriumil. Nagu ma ütlesin, inimesed liiguvad töö järele. Vaadake seda Eesti lapitekki ja vaadake Rootsit. Rootsis paar tööstuskeskust välja arvatud, kus on need rõngasvalla loogikad. Töötavad ülejäänud Rootsi praktiliselt. Elab ja töötab suuresti omas nii-öelda omavalitsus. Ja see ongi see, mis tegelikult täna ja tulevikus määrab Eesti arengut väga palju. Meil täna praegu tundub, et me läheme selle lapiteki üha suuremat nii-öelda punastamise teed. Ja kõik see demograafia, selle jätame kõrvale. See on oluline. See on nüüd sellest ooperist, et kus elavad pensionärid. Trend on üldiselt Eestis nagu igal pool mujalgi selline, et tegelikult noored liiguvad linna ja vanad liiguvad linnast välja. Aga vanad on hoopis teiste vajadustega, vanade elustiil, see sama eluviis, millest me ise rääkisime, hoopis teise nii-öelda mudeli järgi ja seal kehtivad teised reeglid. Ja piltlikult öeldes, kui mina olen 70 aastat vana, siis kui mul on vaja kuhugi minna, siis see on minu jaoks ettevõtmine, mida ma planeerin ja toimetan. Mul ei ole vaja iga päev saalida. Ja kui ma olen, 30-aastane, siis ma saalin, kui ma olen mees. Aga kui ma olen naine, siis ma olen juba ära läinud. See on nüüd 100 inimese 20 kuni 34 fertiilses eas 100 tütarlapse kohta samas eas mehi. Kui te vaatate, siis siin on kohti, kus on mehi, eks ole, kuni 5 korda rohkem vastavas eas naistest. Naised lähevad hariduse järele ja tööle linnadesse ja mehed jäävad maha ja varsti neid seal ka enam ei ole. Nii, ja viimased paar tähelepanu juhtimist. See on Eesti ruumilise planeeringu nii-öelda loogika. Ma pean tunnistama, et see on suhteliselt loogiline minu jaoks ja arvestatav, aga ta selgelt paneb paika tegelikult prioriteedid või peaks panema ka reaalsed prioriteedid taristupoliitikas aastani 2030 edasi. Põhistruktuur on siin ikka traditsiooniline, nii et kui me võtame selle loogika, siis on aru saadav, et me ikkagi peame nii-öelda põhivõrgustikuga tegelema taristus kõige rohkem jätkuvalt ja hakkama optimeerima ressursi puuduses seda nii-öelda jätkuvõrgustiku, jaotusvõrgustiku väiksemas staabilisemas keskkonnas.
Ja see on nüüd see koht, kuidas see pilt näeb välja ikka Lemmiku raudtee seisukohast. Vaadake, 80% elanikkonnast elab raudtee ääres. Miks? Sellepärast, et Isaket Saar otsustas raudtee ehitada. Ja pärast seda teised ehitasid edasi. Ja inimesed tulid raudtee äärde sellepärast, et raudtee määras nende liikumisvõime, nende kommunikatiivsuse, kogu majanduse arengu, tekkisid tööstused, tööstus tekitas töökohad ja nii edasi. Ja traditsioonid on säilinud. Tänane Eesti pilt on selline. Siin on nii reisiliikluse rongiliikluspotentsiaal kui ka muuseas ühiskondliku transpordi potentsiaal. Ja nüüd jättes kõik muud asjad kõrvale, sest ma enam ei jõua, ma ütlen ühe asja veel. Kui nüüd tänane olukord jätkub, mis siis juhtub? Linnriigistume rohkem, paneme ikkagi osa nii-öelda oma projektidest kalevi alla või lihtsalt tõstame laualt ära, elanikkond kontsentreerub tõmbekeskustesse, see väiksem osa, kes jääb eluviisi harrastama tõmbekeskustest kaugemal asetsevatesse piirkondadesse, sisuliselt satub halvemasse taristuteeninduslikku olukorda, kui ta täna on, jõudu meil ei ole. Ja tegelikult see kõik tähendab seda, et on vaja nagu leida mingisugune uus hingamine, uus lähenemine, uus kombinatsioon teadaolevatest võtetest. Nii nagu 80 aastat tagasi nägi see, ütleme see tee-ehitus natukene teistmoodi välja kui täna, väga suure tõenäosusega täna 30 aasta pärast näeb meie Eesti elu ka teistmoodi välja, kaasaratud taristud, kaasaratud maanteed, kaasaratud raudteed, kaasaratud tegelikult elukorraldus. Ja see on nüüd see koht, kus on jube palju sellist mõttetegevust ka vaja, pidevat nii-öelda update'itud mõttetegevust vaja ja kui leidub riiklikke institutsioone, kes on võimelised sellega tegelema nii-öelda süstemaatiliselt ja rakenduslikult adapteerima nii-öelda konkreetsete sektorite vajadusteks, näiteks Tehnokeskuse puhul sama lugu, siis oleks see väga teretulnud. Ja sellepärast sellest me ei räägi. Tänan tähelepanust.